tere õhtust selle spordikeskuse saalist. Algamas on 6. vooru viimane mäng, kus kohtuvad omavahel Tallinna FC Bunker Partner ja Silla FC. Mänguinspektor on Gunnar Nuuma ja Grigori Šomkov annab vile ja mäng on alanud ja siis... Nii, ja vaatame väljakul löög Edvin Stjufilt ja Edvin Stjuf saadab esimese palli Silla FC Phoenixi väravasse ja 1-0 läheb Bunker Partner juhtima. Paneme siis kirja 3:36 mängitud ja Edvin Stjuf esimese Bunkeril on, et mängitakse ikkagi head futsali. Ja teine värav on Silla FC võrgus ja jällegi Edvin Stjuf oli õigel ajal õiges kohas ja tema teine värav, ma ei oska öelda, kas tuleb oma väravaks või ikkagi kiiresti mängis lahti Diko Pavlenko. Uusev sööt Diko Pavlenkole ja Vadim Velikanov saadab saadab palli väravasse ja lööb tagasi, teeb oma kaotusseisu. Dmitri Gabenko number 2 väravas. Vaatame lõpuni olukorra ja Dmitri Gabenko tirjus palli posti ja palli juurde ja Dmitri Kulikov liigutab mängijad sinna 5 meetri peale, 5 meetri kaugusele. Siis Trevor Elki lööb ikkagi 3. värava kohe teise poole alguses. Mängitud 1 minut ja 2 sekundit ja pall on Silla võitlus. Sööt Marek Naarele ja ei ole väravat, värav painastada käed. Poolfinaalis vastasseis. Portugal, Argentiina. Vaatame lõpuni, oma värav. Trevor Elki on täiesti üksi, kas lööb Trevor? Ei hakanud lööma, söötis Stjufile 0-1. Ja annab Silla võimaluste ka kõikidel väljakumängijatel 3 mängu, võid on 5 mängu. Ja Martin Upa ja Vadim Velikanov lööb oma teise värava. Ehk siis meil on kübaratriki mees Edvin Stjuf Bunkeri ridades ja Velikanov 2